nii mõnigi meist on kuulnud ütlust, et kui üks tööriist sobib kõige jaoks, siis ta ei sobi õieti mitte millegi jaoks. No vahest võib-olla peab see paika, aga on ka olukordi, kus see paika ei pea. Makita tootevalikus on üks vahva tootesari, nii-öelda Aia multitööriist. Ja see Aia multitööriist on siis asi, mis tõesti sobib väga paljudeks töödeks. Siia külge käivad siis erinevad liidesed. Need on tõesti seinast seina ja enamus aiatöid nendega tehtud saab. Kui me järjest vaatame, siis näiteks siia külge võib panna sellise tänavakivide puhastusseadme. Samamoodi võib sellega talvel ka lund lükata, näiteks õhema lume, ta lükkab eest kergesti ära. Lisaks saab siia külge panna puhuri, siis sügisel hea lehti ära puhuda muru pealt. No üks tööriist, mis mulle väga meeldib, on oksasaag ja tegelikult see on meil kunagi varem isegi saatest läbi käinud ja see on nüüd hea selle jaoks, et kui on õunapuoksad või on siis mõned muud kõrgemal asuvad oksad, siis selle tööriistaga ulatub päris kõrgele. No kui liigume tootevalikuga edasi, siis on selline tööriist nagu mullakobesti. Eks me kõik oleme harjunud sellega, et kui on vaja maas mulda kobestada, siis ikkagi tuleb kasutada labidat. Aga tegelikult mullakobestid erineval kujul, olgu nad siis akude pealt, bensiini pealt, on viimasel ajal väga populaarseks osutunud, sest ikkagi suure hulga pinda saab sellega palju kiiremini läbi kobestatud kui käsitsi labidaga. No üks tööriist, mis on veel väga oluline, on hekilõikur. Nimelt hekilõikur sobib sul just nimelt kõrgema heki lõikamiseks. Jah, sa võid sellega ka madalat hekki lõigata, siis ta pole võib-olla nii mugav, aga kui sul on kõrgem hekk, millel on vaja lõigata tõesti suurtest kõrgudest, kuhu muidu käsi ei ulatu, siis see tööriist on ideaalne. Samamoodi, kuna selle hekilõikuril on võimalik seda otsa ehk seda nurka muuta, siis sa saad ka lõigata kõrget hekki pealt. Tööriista valik on suur ja lai, siin võib rääkima jäädagi, loomulikult käib siia otsa murutrimmer, heinalõikur, aga mis me tühja juttu räägime, teeme ka proovi, vaatame, kuidas see tööriist töötab. Ma teen katset selle ühe akuga mudeliga. Tegelikult on sellest tööriistast ka 2 akuga mudel, mis siis kestab kauem. Ja kui nüüd päris aus olla, siis saladuse katte all võib öelda, et sellisest tööriistast on olemas ka ISGT mudel. ISGT-st oleme rääkinud meie eelnevates saadetes, vaadake kindlasti järele. No üks põnev tööriist on kohe hekilõikur, mida mina tahaksin katsetada. See on tõesti selline tööriist, mis pika varre otsas võib olla väga tänuväärne, kui hekk on kõrgem. Vaatame, kuidas töötab. Ja teine põnev tööriist, mis kindlasti tahab kohe proovimist, on trimmer. Trimmer on selline hea asi, et isegi kui teil on aias robotniiduk või siis te niidate ise, siis trimmer on ikka ajalik tööriist, et kõik servad puhtaks teha, nii et siin me saame kohe vaadata, kuidas näiteks puu äärest töö käib. Minu see lühikene katsetus näitab seda, et see Aia multitööriist on tõesti üks väga vahva tööriist, millega saab teha palju erinevaid asju, kui kõike on vaja teha natukene ja see läheb minu enda jõuluvana nimekirja päris kindlasti. Aia tööriist on tegelikult Makital terve müriaad, nii et vaadake nende kataloogist, edasimüüjate juurest leiate Makita Aia tööriistade kataloogi, seal on tegelikult kogu tootevalik sees, samuti võite selle alla laadida digitaalsel kujul Makita veebilehelt, nii et uurige ja valige endale sobivad riistad välja.